Lahendame nüüd järgmised 3 ruutvõrratust. Esimesel võrratusel, kui me hakkame nüüd leidma siis selle avaldise nullkohti, paneme ta võrduma nulliga, viime 4 teisele poole, ehk me saame siis selle avaldise kujule x ruut võrdub -4. Nüüd sellel võrrandil lahendid puuduvad, kuna reaalarvude hulgas arvuruut ei saa olla negatiivne. X ruut ei saa võrduda -4-ga. Nüüd kui nullkohad puuduvad, skitseerime endal väikese pildi ka siia, et oleks silmade ees hästi näha. Nullkohad puuduvad ehk teiste sõnadega siis meil parapool x telge ei puutu, ei lõika. Nüüd ruutliikme kordaja on antud juhul negatiivne ehk parapool avaneb allapoole. Parapool avaneb allapoole, x telge ei puutu, ei lõika, järelikult ongi parapool kogu täiega allpool x telge. Nüüd meie ülesandes huvitab meid see osa, mis on väiksem nullist. Aga me näeme, et kogu aeg meie abijoon ongi x teljest allpool. Ehk teiste sõnadega ükskõik millise x-i väärtuse korral me saamegi tulemus alati negatiivse. Järelikult sellisel juhul lahendi hulgaks sobivadki kõik reaalarvud. Nii, võtame nüüd järgmise. Kõigepealt siis nullkohtade leidmiseks tõstame nüüd liikmete järjekorra ümber ka, et oleks meil nii harjumuslikus pildis. Saame siis avaldisele sellise kuju. Soovi korral võime siis -1-ga ka läbi korrutada või jagada. Nii. Ja nüüd võib ju lahendada ruutvõrrandi, aga teiselt poolt me näeme, et tegelikult see avaldis väljendab ju vaheruudu valemit x -2 ruudus. Ehk teiste sõnadega on tegemist siis juhtumiga, kus ruutvõrrandil on 2 võrdset lahendit ja mõlemad on võrdsed 2-ga. Nüüd, milline siin võiks siis see meie abijoonis välja näha? Kanname haarav teljele, meil ainukene üks pilt 2. Ja nüüd vaatame seda võrratust, mida me lahendame hakkasime. Siin x ruudu ees on märk miinus, seega parapool avaneb allapoole. 2 võrdset 0 kohta, ehk meil siis praegu ta puutub x telge punktis 2. Nüüd meie ülesandes on tegemist range võrratusega väiksem nullist, ehk meid huvitab see piirkond, kus joon on allapool x telge. Joon tegelikult ongi ju kogu aeg allpool x telge, välja arvatud selles punktis 2. Siin on avaldis võrdne nulliga. Ehk lahendi hulgaks võib olla siis ükskõik milline reaalarv, kõik annavad meile negatiivse tulemuse, nii nagu meid ülesandes huvitab, välja arvatud punktis 2, kus avaldis on võrdne nulliga. Ehk lahendi hulgaks on siis kõik reaalarvud, välja arvatud 2. Ja võtame viimase võrratuse. 3x ruut pluss 4 on väiksem nullist. Kõigepealt siis 3x ruut pluss 4, on küll ju silmaga näha vastus, aga kui me nüüd hakkame nullkohti siis ka leidma, nii nagu ruutvõrrandi lahendamisel on, viime 4 teisele poole ja jagades 3-ga läbi saame siis -4 kolmandikku ehk -1 kolmandik. Nii või naa kujul me näeme ju, et jällegi on nii nagu selles esimeses näites ruut võrdne negatiivse arvuga, aga reaalarvude hulgas ei ole võimalik, järelikult võrrandil jällegi lahendid puuduvad. Nii, mis see meie jaoks tähendab? See tähendab seda, et meie antud parapool x telge ei lõika. Kuna siin ülesandes nüüd x ruudu kordaja on positiivne ehk parapool avaneb ülespoole, siis põhimõtteliselt näeks olukord järgmine välja. Nüüd meid huvitab see piirkond, mis on väiksem nullist, aga kuna parapooli väärtused on siin üleval pool ainult positiivsed, mitte parapooli muidugi, vaid avaldise väärtused, ja allpool x telge meil ju midagi ei ole, ehk avaldis ei ole mitte kunagi negatiivne, siis järelikult sellel võrratusel lahendid puuduvad, ehk x kuulub siis tühja hulka. Võib loomulikult kirjutada ka sõnadega välja, et lahendid puuduvad.